No nii, see siin on kõige ilusamatel velgedel E46 Universaal ja ma ei tea, teeme väiksed klipid sellest. Tere tulemast tagasi uute videosse. Siin meil on siis E46 Universaal. Ühesõnaga, nagu te kõik juba väljast näete, siis tegemist on tegelikult päris normaalse mahlapakiga. Et selles mõttes, ega keegi suvel ka nagu sihukese autoga tegelikult ei sõida, tegelikult see nagu talvekas ja need vennad, kes nagu videot all kommenteerivad, et täiesti tavaline mingi roim on, vaata, siis tegelikkuses talveks on tegelikult jumala savi. Ühesõnaga, hakkame nüüd lähemalt vaatama, siin on ülikenad mustad neerud, minu arust sobivad väga hästi siia alla. Siis on, kapatt on veits pees omadega, aga ei, see ei ole hullu. Kõige idekam velg, mis üldse BMW all olla saab, see on plekkvelg, sest et vaadake, kui hästi see tegelikult sobib siia alla. Taga samamoodi, see näeb nagu, see kuidagi matchib räigelt, vaata, kerega. Ühesõnaga, okei, kere ka. See, no veits on, vaata, no see on BMW, vaata, et kõikide... Okei, meile siis tuli siia järgmine BMW juurde, vaata. Ja, plekkvelg, ja ühesõnaga, see on üliidekas. Siin ühesõnaga kapotiga on veits jama lugu selles mõttes, et sa pead neeru ära võtma, et seda lahti saada. See ongi nagu keskmine vintekas, vaata, on ja, nii. Tuleme nüüd siia poole, rooste, on ja, nii, rooste ja rooste, nii. Ja jälle plekkvelg on ja, see on üliidekas. Ma ei tea, eelmine omanik, kui sa eelmine omanik näed seda videot, siis mis asi see on? Ühesõnaga, ja, unustame ära, nii. Siis siin on meie pagnass on ja. Siin on auk sees roostetanud. See on tavakas, see ei ole hullu. Pange muidugi heiti, et mingi täis siit roostetab pill. Jumal idekas, vaadaks seda pütti on ja. Et see on ka nagu vähe siuke ülbem. Nii, vaatame sisse ka, siia, nii, ühesõnaga, siin on see klaas on lahti, see on jumala savi. Siin on meil vana kooli supakas. Element on küll praguline, me panime teibi peale ja teate, väga hästi töötab on ja, et sellest pole küsimus ka. Ja kes vähegi nagu supakates midagi tajub, siis siin on Maxima juhtmedeks. See tuleb siis kogu aeg lahti, siis me võime teibiga kinni panema, aga tead, ei ole hullu, ajab asja ära. No külgsi lastes võib ta nagu vahepeal lahti tulla, aga ei tead, see ei ole hullu. Pluss veel pärast me laseme paar ketsi ka selle autoga ja ma lähen teemeks tiiru ka, et vaadata siis, kuidas see... Enne, siin on tegelikult kempi differ ka all kevitatud, aga see sitleki põli veits, vaata. Aga noh, varsti kui laiali läheb, ei ole hullu. Ühesõnaga, kui me nüüd siia alla vaatame, ma ei tea, kui hästi te küll näete. Ja, ei ole hea, nii väga hästi. Ühesõnaga, pagassis oligi, meil oli ennem mootorili vähe, siis me panime seda sisse 5V40. Nii, ühesõnaga, pagassi luugiga on ka see, et vaikselt kinni on ja. Väga hästi, nii, tuleme edasi. Siit ma juba rääkisin, ühesõnaga sisu ka väga süke puhas. Tulge istuge ka sisse, mitte endal, no jaa, nii. Põhimõtteliselt sükse talvega kohta on sisu väga korralik. Väga süke, mulle meeldib see Alctara kate siin, süke mõnus. Siit käib alla, vaadake neid lisasi. Nii, oota, kuidas see nüüd lahti käis, oota. 1 sekund. Nii, siia saad topsid panna. Siis siin on tööriistad, siin on kipsnuga, et siin on nipukad, nagu ikka tuuning, vaata. Siis jah, ühesõnaga, üliäge, nii tagant on suht ilus on ja. Lähme ette tuppa ka nüüd on ja. Ühesõnaga, siin on siuke sportkäigu kangar. Ühesõnaga, jaa, siin on tavaline täistavalne. Mulle 50 ees. Ja nagu ikka igas PEM-is peab olema üks kena Wunderbaum. Lagin ka väga ilus, mõnus riiest. Ma teem, aga ega siin muud mitte midagi ei olegi.
täiesti tavaline kässar nagu ikka ei tööta. Siis transmiiter, et lasta mussi nagu mingi põhimõtteliselt ongi väga puhas, sest ei ole. Kõik need ka töötavad. Siin on ilus kerge saad siit mingi romsid piiluda, vaata. Samamoodi siin näete, ei näe mitte kaameramehti taha näha, ta on suht kole. Ma peaks nüüd kaba alla vaatama, ma peab jälle uuesti ära võtma selle nööri. Ühesõnaga, lähme vaatame sinna kapoti alla ühte kõige... Tule, kao välja nüüd. See siin on siis 2.0 pentakas N42 mootor. Räägitakse, et N on suht sitt, vaata. Tegelikult ongi, M on nagu parem, M57 on top. Nii, ühesõnaga, väga kena BMW on ja. Täna enne pani mõli ka sisse, sest et õlivardus oli põhimõtteliselt siuke otsa peal oli ainult õli, vaata, aga nüüd ta juba tilgub, vaata, et see on hea, see on just see on hea, väga hea. Nii, siis põhimõtteliselt viimane hooldus oli eelmine aasta. Nii, ja põhimõtteliselt ongi, et seda kapotti lahti teha, me peame rääst selle neeru ära võtma, sest et see mingi... Aga ega see nagu tegelikult mitte midagi täiesti stokkmootor, vaata, et sellega talvel kannatab, et saab sõita küll, on ja. Ühesõnaga, jaa, aga nüüd, supaks on ka meil, on ja. Ja selle supakaga võiks ka nüüd nagu veits tümmi lasta, vaata, saab veits kuulata. Kõik akna kinni, jah. Oota, mis ma tahtsin. Ära nii palju mälu. Seisan jälle tahvli ees, miinusmärk suru ees, muudab märkis muu sees. Neljasajane polegi rohkem tegelikult vaja, vaata. Aga jaa, põhimõtteliselt nüüd lähme teemed. Väiksed tiirud, davai. Pärast proval nagu 46 ikka. Sellel on nagu vähe... Davai, proovime siis korra ketsi ka lasta. Davai, vaatame siis kempi all. Proovime midagi teha. Kurat, kerib küll ja... Ja, davai, teeme siis väljas ka nüüd paar klippi. Ma lasen veits. Ma lähen, jaa. Ühesõnaga, selline oli siis E46 universaal. Ja kui te tahate veel mingist autost või kas või enda autost videot, siis me vabalt teha kommentaarides kiri ja mõni loen kõiki kommentaare, nii et ühesõnaga, kui teile meeldis see video, siis pange kindlasti like, subscribe ja näeme teid juba üleeelses videos. Tšauki!